15 minutit pärimuspille. Tervist, kallid kuulajad! Olete täna taas siin, et kuulata saadet 15 minutit pärimuspille. Kell on 15.15, mina olen Jan-Imre Reimo ja täna räägime lähemalt pillidest, mille kõla on ehk kuulnud iga inimene. Kõla, mida kuuleme, kui astume koduuksest välja, metsas, maal, kus iganes. Vihje kõlas ka meie saate intros, milleks said linnud. Kõlaks on vile ja pillideks vilepillid. Rääkides vilepillidest, siis tark tegelane ajalugu räägib, et neid on Eestis mängitud sadu, kui mitte tuhandeid, ning vanimad teadaolevad pärinevad 14. sajandist. Sellest ajast on teada, et neid valmistati luust, kuid ometi saab ju vilesid nii mitmestki teisest materjalist meisterdada. Näiteks kui mina mõtlen oma lapsepõlvele,
siis iga kevad valmistasin endale pajuvile. Isa tiris mu alati loodusesse ja õpetas seda välja voolima. Seda saab valmistada puukoorest. Ja kui teil kellelgi on ka soov ise kätt proovida, siis ma panen meie Facebooki lehele õpetused üles. Nüüd aga lasen teile väikse pala pajuvilega. Tõnu Sestverk, pillilugu 1. Teiseks pilliks täna on putkevile. No selle kohta mul endal kogemust pole. Aga alati on mulle räägitud, et hoidke putkedest eemale. Eks vanarahvas tegi igasugu hullusi. Ja ega kõik putked mürgised ka pole. Putkevile tehakse putkevarrest ja mängides surutakse toru ülemine ots püstiselt vastu alumist huult. Taaskord aeg üheks muusikapalaks. Eduard Ohov, Jahisignaal, koerad jänese jälgedel. Ja tänane kolmas vile on pikkvile. Selle pilli kohta pole teada, kas seda saab nimetada ka Eesti rahvapilliks. Aga pärimusmuusikute seas on see üha enam populaarsust kogunud. Pikkvile meisterdati tavaliselt puukoorest, kuid tänapäeval kasutatakse plasttoru. Seda mängitakse ülempuhumise teel. Pill põiki ees ja alumine ots kaetakse sõrmega, kinni lahti. Ja üks näide ka pikkvilest. Esitajaks Jeva Nimane meie naaberriigist Lätist. Ja nüüd saate lõpuossa ka paar huvitavat sõnaviledest. Pilliportaali lehel on siin kirjas selline mõistatus Võrust. Suu mul viltu lõigatu, punni ette topitu, kuiva kortsu päeva käen, vingu tuulen, laste käen, pajupill. Lisaks on siin veel ka üks fakt kirjas. Vilepille puhusid vanasti ainult poisid. Tüdrukud ei tohtinud vana uskumuse kohaselt mängida seest õõnsaid torujaid pille, sealhulgas kõiki puhkpille. Kuna meil hakkab aeg siin eetris otsa saama, siis on aeg otsad kokku tõmmata ja ma loodan, et teil oli huvitav kuulamine ja et kõik, kellel on huvi, läheksid siis loodusesse ja üritaksid mõne pilli valmis voolida. Ja nagu meil tavaks on saanud, siis lõpetuseks kõlavad 2 lugu, mille saatel saate oma päevatoimetustega jätkata. Kõike head ja kohtume juba järgmisel nädalal samal ajal. Head vilistamist!